Siin me kuulsime siis, et siia tuuakse ohvrid, hukkunud inimesed tuvastamisele nende seadmete juurde. Mida te tahtsite veel siin lisada nende kohta peale sellele, et siin loodusõnnetuste puhul tuuakse inimesi, vaadatakse ka juba aastaid hukkunud inimesi? No, võib-olla alustaks sellisest fundamentaalsest asjast, et juba Hippokratese ajal huvitas inimest alati, et mis on selle inimese sees. Ja tavapäraselt ilma lahanguta väga sinna sisse ei näe. Teine asi, mis on võib-olla tavainimesele selline arusaamatu on, et on teatud religioone, kus inimkeha sisse pugemine on täiesti keelatud. Ja sellistel juhtudel on digilahang ainulaadne võimalus aru saada, milles see inimene suri. Et kui mõelda nüüd võib-olla korraks selle peale, et kõikidele meist on tehtud kopsuröntgenit ja enam-vähem me kujutame ette, et mis seal olema peaks, et suured mustad alad ja mingisugused valged jooned seal ribidena kõrval. Samal ajal digilahang pakub nüüd sellest ühest pildi tasapinnast ühe lisasuuna veel juurde, mis võimaldab näiteks pugeda ilma peitlit ja aambrit kasutamata põskkoopasse ja vaadata selle põskkoopa endapoolse seina sisekülge. Ehk keerata seda ajas ja ruumis täpselt sellise koha peale, täpselt sellise taseme peale, mida siis oleks vaja uurida selleks, et aru saada, mis oli tegelik surma põhjus. Need seadmed kahe peale kokku on suutelised eristama umbes 4000 erinevat musta-valge vahele jäävat halli ala ja ütleme, selle eristusvärvi tõttu on võimalik aru saada nendest struktuuridest, mis on inimese keha sees, aru saada ka kõikidest teistest mitteinimlikest struktuuridest, nagu siin oli näidatud granaadid, ütleme siis lõhkeseadeldised, relvad ja nii edasi, kuni sinnamaani välja, et saada aru nende asjade tegelikult mõõtmed, sest jäädvustada tõendid tuleviku mõistes on kolmedimensionaalse võimaluse puhul üks unikaalne lahendus üldse. Sest kui me võtame kas või lihtsa tavapärase kremeerimise juhtumi, kus omastel on kindel soov seda see teekond siin maa peal lõpetada, siis pärast seda uurida mingi asjaolu selgeks saamist, et mis tegelikult juhtus, oleks väga raske. Skaneerimise puhul tegelikkuses kõik need väljad, magnet, laserkiirguse, röntgenkiirguse väli, tekitavad kujutise, mis on objekti läbivana 1-1 põhimõttel. Sealt on võimalik võtta hilisemaid mõõte, sealt on võimalik uurida nende vedelike koguseid, mis seal sees olid, nende paiknemist ja selle alusel teha uusi hinnanguid. Nad toodavad tõendi, millele tegelikult ekspert ei ole mitte midagi sellel hetkel juurde pannud. See on nii, nagu asi on. Seda sama algtõendit saab anda kohtunikule endale hinnata, ilma et ekspert talle midagi ütleks. Ja tal on see hea omadus, et temaga ei lõhuta kunagi midagi ära. Saab pugeda asjade sisse, kas või kõige väiksemalt näiteks arvuti mikrohiibi sisse, nii et sa seda kruvikieerajaga kuskilt lahti ei muugi, või minnes siis suuremaks pugeda inimese sisse ja vaadata täpselt seda, mis huvi peaks pakkuma. Kui me räägime kohtuekspertiisist ja inimkeha ekspertiisist, siis kuuleme ikka sageli, et DNA-analüüs on see maailma viimane sõna, üks viimaseid sõnu, mille järgi saab identifitseerida, kas inimene oli kuriteoga seotud või ei ole. Kuidas see analüüs siin teie tuvastamistes rolli mängib? No, digilahangul tegelikult hakkab asi pihta või siis digituvastamisel inimese keha pinnalt. On kehapinna skaneeringu hetkel võimalik näha vanu paranenud arme, millele võib-olla tavapäraselt enam tähelepanu ei pöörata. On võimalik tuvastada kõiki neid meditsiinilisi sekkumisi, kus arst on mingisuguse muudatuse teinud tavaorganismis, kõik need pildid on varasematest juhtudest olemas haiglate kliinilises arhiivis ja kohtuarstil on võimalik tegelikult võrrelda, mis oli enne ja mis on praegu. On võimalik, nii nagu ka mu kolleeg Vitali rääkis, saada täielik hambakaart ja tuvastada inimesi hammaste järgi, nagu näiteks meie Rootsi kolleegid tegid Tai tsunami ajal, kus 300 isikust ligi 70% tuvastati tegelikult hambakaardi järgi, mis omakorda seab tegelikult surve meie hambaarstidele väga korralikult digitaalselt kõik asjad üles jäädvustada, et neid oleks omavahel kiiresti võimalik võrrelda. Et tegelikkuses, kuna me läbivalt suudame minna keha mis iganes ossa, me suudame teda mõõta, me suudame teda interpreteerida ja kõige lõpuks ka veel näidata võib-olla selle muutuse tekkimise dünaamikat, mis võiks juhtuda näiteks auto otsasõidul inimesele, kus
alla jäädes tegelikult ju rikutakse terviklikkus ja luud murduvad ja ka pea saab väga korralikult kannatatud, siis sellise hulgitrauma uurimise juures on kompuutertomograafia tegelikult unikaalne võimalus tõsta kõik jupid väga selgelt arvutikontrolli all oma kohtade peale tagasi ja näidata, kuidas oli algsituatsioon ja millised jõud mõjusid nendele luudele, et nad selliselt murduks. Kui rääkida nüüd laiemalt mõttes tuvastamisel DNA-s, siis võib-olla sõrmejälgede järel on see üks kõige jõulisemaid meetodeid biomeetrilisi andmeid inimese puhul, mida üldse me suudame iseenda sees kanda ja mis on niivõrd unikaalsed, et tegelikult selle alusel me saame öelda, et üks inimene on teistsugune kui teine. Tavapäraselt on samalaadne DNA ainult ühe munaraku kaksikutel, aga nende kurvastuseks nende sõrmejäljed on erinevad ja pattu tehes tulevad nad ikkagi välja. Et kui võtta ja mõelda, et mis see DNA on, siis oma olemuselt ei ole ta mitte midagi muud kui üks selline pikk redel, et mõeldes kindlasti koolipõlves on kõigil õnnestunud mikroskoobi all vaadata mõnda puulehte ja nähes seal võib-olla ühte rakku või aru saada, et on olemas üks väike objekt rakk, mille sees on siis geneetiline informatsioon raku tuuma sees DNA, mis tegelikult veel omakorda asetseb 23 paari kromosoomi sees ja kui me võtame nüüd mees või naine olemise X ja Y kromosoomi ära, siis kõik teised kromosoomid tänasel hetkel on aminohapete ahelad ehk siis valguahelad, keskelt läbi 50 miljonit erinevat valku üksteise järel pikad, keeratud selliseks spiraaliks, redeliks ja vastavalt siis nüüd teades, et kuidas need kombinatsioonid seal tekivad, on võimalik neid markeerida, on võimalik neid piirkondi, mida on markeeritud mitmekordselt paljundada ja nende paljundamise tulemusena vaadata selle signaali võimsust ja selle võimsuse järgi hinnata, et kas see inimene on see inimene või teine. Tänasel hetkel kuritegevuse avastamiseks kasutatakse inimese DNA-ahelas 15 piirkonda. Kui me tuleme väikese mõtte juurde, et selle aasta veebruaris, kui me käisime Hiinas ja Eestis on 1,3 miljonit elanikku, Hiinas on 1,3 miljardit, siis kuidas on võimalik see, et korduvust 1000 korda suurema ühiskonna puhul ei ole võimalik ikkagi saada seda, et tuleksid samalaadsed tulemused. Tänapäeval on aru saadud, et tegelikkuses on see võimalik ja Hiina jaoks on eraldi välja töötatud 22 erineva piirkonna uurimise spetsiaalne kemikaal, mida ainult nemad oma turul kasutavad. Kui uurida veel nüüd, millised DNA uuringuid Eestis veel tehakse ja mis on osaliselt ka seotud Ameerika Ühendriikidega, siis see on meie geenivaramu, kus uuritakse sellest samast genoomist 300 piirkonda. Ja nagu ma ütlesin, et see on kaduvväike suurus sellest 50 miljonist, mida tegelikult kõike annaks uurida. 300 geenivaramus, 15 siin. Jah, et kuritegude avastamiseks tegelikkuses on lepitud täna rahvusvaheliselt kokku, et see 15 on piisav tase selle jaoks, et usaldusväärsus oleks tagatud. Kui nüüd inimene tuuakse siia, laip tuuakse siia, vaadatakse siis nende masinatega läbi, kuidas te selle DNA võtate? No tegelikkuses DNA võtmine on imelihtne, see on lihtsalt inimese suust tekkiv, ütleme, vatitupsuga kaabe, kui me võtame veel, isegi surnul saab võtta, jah, ütleme, mis iganes kehavedelik, ütleme, kui me tuleme tagasi veel korra, ütleme, selliste väga õnnestunud juhtumite juurde, kus DNA-d on võimalik eristada, siis kas või seesama pronksi välja kaevatud Nõukogude sõdurid, kes anti omastele tagasi, siis tegelikult kõigi välja kaevatud juhtumite puhul õnnestus peale mitmekümne aastast vahet DNA kätte saada täielik profiil ja selle alusel võrrelda siis sobilikke soovivaid omakseid ja neile anda see surnukeha tagasi. Ja see DNA test on ilmeksimatu? Ta on, seda ei saa öelda, et ükski asi maailmas ei ole ilmeksimatu, et sellist absolutismi kohtuekspertiisis ei ole. Et kohtuekspertiis on väga selgelt selline, ütleme, kaalutluste alusel kõige tõenäolisem tulemus. Enamus juhtudel, kui me võtame kas või teie suust DNA proovi ja võrdleme teie vanematega, siis see tõenäosus kokkulangevusel on 99,9 või midagi sellist protsenti. Vastavalt sellele mitmendast põlvkonnast varasemat juhtumit me teiega peaks uurima, siis iga põlvkonna sees geneetiline informatsioon natukene väheneb ja ütleme 5. põlvkonnas alates võiks ta olla kohtuekspertiisi mõttes juba usaldusväärsuse tasemelt sellisel tasemel, et me ei saa selle kohta öelda enam tõepäraseid tulemusi.